hommikust minu poolt ja suur rõõm on siin olla teie keskel sellel pühapäeva hommikul pärast seda vägevat laagerdamist, millest me paljud siin osa saime. Ja ma ise olen väga värskendatud sellest, mis ma seal nägin ja kogesin ja ka puhanud, et see on, mina sain päästetud 2010. aastal, seal samas paigas muuses, natukene sealt kõrval, aga ikkagi. Ja sellest ajast saadik mina olen käinud alati suvelaagrites ja ma olen oodanud neid laagreid, sest need on olnud sellised erilised ajad. Ja seal on midagi sellist, mida ma algul ei osanud kirjeldada, täna võib-olla natuke rohkem, kuigi ikkagi piiratult. Ja alati Jumal seal midagi teeb, alati Jumal kõnetab, alati sa saad seal julgustatud, alati sa saad näha kallid õdesid ja vendasid kuskilt kaugemalt, keda võib-olla korra aastas ainult näed. Nii et väga, väga suurepärane, et meil on nüüd olemas oma suvelaagerplats ja koht, kus pidada neid laagreid. Muuseas, minu abikaasa Liis sai ka päästetud. Tema elu sai muudetud suvelaagris, lastelaagris. Nii et, ja piiskop Märt ise räägib, et tema elu sai samamoodi puudutatud just seal. Ja palju imelisi asju juhtub seal laagrites. Mitu ristitud oligi seal 15 teile, et saime koos rõõmustada Jumala pere laienemise üle ja imeline on see, kui on Jumala vaimu ligiolu, kui on püha vaimu ligiolu ja nagu laulsime ka ja pastor Anneli jagas ja mitu korda käis täna läbi, see on nii tähtis, et kui püha vaimu ligiolu, siis see muudab kõike. Kuidas teil läheb? Kuidas see päev algas pühapäeva hommik? Aga ütle ma kõrval seisele või lähedal seisele, et tänu Jumalale, et sa siin oled. See oli hea otsus, et sa tulid. On hea olla koos palvest, nagu me siin olime, on hea koos olla ülistuses. Midagi alati muutub. Ja kui sa oled neti kaudu kaasas, see on ka hea, aga siis sa pead leppima neti ligioluga samamoodi, nii et Jumal õnnistagu sind igal juhul. Aga ma midagi lõbusat ka siia, enne kui me läheme edasi, et üks Euroopa missionär oli missionil ja ta oli läinud Aafrikasse ja ta magas öösel telgis ja äkitselt leidis lõvi tema ülesse ja koputas uksele ja missionär tegi ukse telgilukku lahti ja ei teadnud edasi, mis teha, kas panna kinni, aga ta palvetas, et Jumal tee nii, et see lõvi oleks kristlane. Ja siis lõvi ütles, et ma tänan sind Jumal selle suurepärase õhtusöögi eest. Nii et me peame paluma õigeid asju Jumalalt, et meie palved oleksid õiged, mida me palume temalt. Ma tahan tunnistada ka sellest, mida Issand tegi Paldiskis. Meil oli just suvelaager lastele või õigemini laste linnalaager enne siis meie seda Nelipüükiriku suvelaagrit. Ja see oli 4 päeval, toimus väga aktiivne selline liikumine ja see oli täis erinevaid imesid, erinevaid selliseid sündmusi, mänge, lõbu, rõõmu ja selles osales 153 last. Meil ei ole kogudus väga suur ja me kutsusime appi erinevatest kogudustest siis ka abilisi, et hakkama saada ja hallata kuidagi seda kõike seal.
aga jällegi, mis ma tahan täna rõhutada eriti, et Jumala ligiolu muudab kõike. Ja seal ma olen näinud, kuidas palju inimesi, täiskasvanuid tuleb ette, tahab teha otsused, kuidas nad parandavad meelt ja annavad oma elu Jumalale, teevad päästepalve. Aga seal oli ka üks moment kolmapäeva õhtul, kus teemaks oli see, et Jeesus suri meie eest ja meil kõigil on lepitus Jumalaga, kes me ta vastu võtame. Ja seal oli üks selline hetk, kus üle 40 lapse tuli ette ja andis oma elu Jumalale. Ja nad hakkasid niimoodi vaikselt tulema, et kõigepealt 1 ja 2 ja 3 ja 4 ja lõpuks oli neist seal terve lava esine täis. Ja nad tahtsid ise anda oma elu Jumalale ja saada päästetud ja saada Jumala lapseks, saada Jumalaga sõbraks ja võtta vastu see, mida Kristus tegi ristil, olles meie eest. Nii et tänu olgu Jumalale selle eest ja me täname ka Jumalat kõigi abiliste eest, kes tulid appi ja panid käe külge. Meil oli seal selline suur punt koos. Nii et oleme tänulikud selle eest ja au Jumalale selle kõige eest, et see on see põhjus, mis ma ka jagan seda. Aga kuna ma rõhutan, et Jumala ligiolus, Pühavaimu ligiolus muutub kõik, siis ma tahaks kutsuda ka siia ette ühe noore jutlustaja ja kuulata, mis Jumal tema elus on teinud. Et Richard, kas sa tuleksid ka siia ette? Tervitame teda! Tere, minu nimi on Richard ja mul kunagi oli verevähk. See avastati 1 või 2 aastasena ja kõik arstid rääkisid, et ma suren 2 päeva pärast ära. Siis oli 1 päev möödas, siis tuli üks Jumala mees minu eest palvetama ja läks nädalaid ja kuusi mööda ja ma olin ikkagi elus. Jaa, tänu Jumalale, aga kas ma võin küsida, Richard, mis sul see siin on? Mille arv see on? Siis, kui mind tervendati. Okei. Aga suur tänu sulle, Richard, sa oled julge. Vaata, kui palju inimestele ees sa julgesid sellest rääkida. Aitäh sulle, sa võid minna kohale. Ma räägin siia natuke siis veel juurde, et Richardil oli 4. staadiumi verevähk või ehk viimase staadiumi verevähk. Ja ta oli siis ühes niisuguses spetsiaalses osakonnas, seal lastehaiglas. Ja see arm siin oli see, et seal olid voolikud sees ja sinna siis pumbati mingeid asju, mingid ravimid, mingid kemikaale, mis kahjuks ei aidanud üldse. Ja ma käisin seal ka ise ja ma mäletan seda korrust, see oli tehtud nagu selline nii hästi kui võimalik, et see olid mänguasjad ja kõik siuke, et lastel oleks selle hea olla. Aga sellegi poolest Richardi mängukaaslasi jäi pidevalt vähemaks. Ja see arst, kes temaga tegeles, oli väga pika praktikaga. Ja ta ütles, et tema praktikas sellistest asjadest välja ei tulda ja soovitas ka siis lähedastel panna ennast valmis. Aga nagu Richard ka rääkis, et Jumalamees palvetas ja paljud kogudused palvetasid ja usklikud palvetasid ja äkitselt ühel hetkel tal ei olnud enam seda. Ja see juhtunud kohe, aga see juhtus mingi aja pärast
ja see tekitas seal selles osakonnas siis niisuguse paraja segaduse ja kõik need analüüsid ja paberid ja näitajad ja mis iganes neil seal on, need äkitselt olid ju kõik muutunud. Ja sinna oli ette ära määratud siis mingid programmid ja mingid manustamised ja mingid ravid. Ja siis tuli kokku see nõukogu ja arutati, et miks me seda kõike teeme, kui poiss on terve ja ei ole vaja. Et tänu olgu Jumalale selle eest ja halleluuja. Seda on praegu hea rääkida ja üldse paljud meie hulgast on tulnud läbi väga vähem ja rohkem ekstreemsetest olukordadest. Võib-olla mõned on olnud kasvanud üles kristlikest peredest ja nendel on lapsena olnud kaasas ema piimaga juba Jumala sõna ja kõik see õnnistus. Ja see on väga hea, kui nii on olnud. Aga kui sa oled mingi sellise olukorra keskel, kas sina või sul lähedased, siis on hoopis kõik teistmoodi. Ja siis on kuidagi nii, et sul on kitsas käes ja sa palvetad hoopis teistmoodi, sa käitud hoopis teistmoodi ja sinu südame hoiakud on hoopis teistsugused. Ja seal ei ole sinu enda sellist enesekindlust nii palju ja seal ei ole sellist teadmist, kuidas need asjad käivad ja teoloogilisi seletusi nendele asjadele. Aga seal on lihtsalt üks alandlik süda, mis hüüab appi Jumala poole. Ja mida rohkem neid hüüdjaid on Jumala poole, seda parem on minu arust. Ja ma ei oskaks kunagi seda ära seletada, keda ta tervendab, millal ta tervendab. Aga Jumala sõna ütleb, et rudjutud pilliroogud ei murra katki ja hõõguvad tahti ta ei kustuta ära. Ma olen mõelnud, et mis selle juures võib olla, aga ma arvangi, et see on südame hoiak ja see on see meeleheitlik hüüe tema poole. Ja need on pisarad, mis ei ole tal ükskõiksed. Ja kuidagi ta neid asju paneb alati tähele, minu arvates. Ma olen palvetanud paljude inimeste eest selle aja jooksul, kui minul on olnud rõõm käia Jumalaga. Ja tänaseks ma olen jõudnud sinnamaani, et kui ma lähen kellelegi Jeesusest rääkima, siis ma proovin kõigepealt jõuda jutuga kuidagi sinna, et ma saaksin ta eest palvetada. Kõik teevad seda erinevalt. Keegi küsib haiguste kohta, keegi peab oluliseks sõprusevangelismi. Ma arvan, iga asi töötab ja mis iganes Jumal on sulle südamele pannud, see on õige. Aga mina üritan alati kuidagi jõuda kõigepealt palveni ja siis pärast rääkida. Sest kui sa pärast palvet räägid, siis on kõik hoopis teistmoodi. Ja siis tuleb see jutt teistsugune ja siis on see süda teistsugune nii endal kui siis vestluspartneril. Kuigi sa võid vahepeal sattuda ka sellise inimese otsa, kellel on lihtsalt mölapidamatus ja sa ei saa sinna vahele ühtegi sõna öelda. Aga mul tuleb praegu meelde meie koguduse ees, ma mäleta, kas see oli kevadel mingi noortekas või midagi sellist ja mingil põhjusel ma olin seal koguduse maja ees. Ja meie kogudus asub Paldiskis peatänaval Main Street. Paldiskis on hästi väike linn, sa käid selle 5 minutiga läbi. Aga kuidagi meil on see uks on kohe sinna tänava poole. Ja seal läksid mööda 2 naist. Üks oli noorem, teine oli vanem. Ja see noorem oli selline, oli näha, et kuidagi elu on teda räsinud ja tema elus on meeleheide. Ja ma arvan, et need olid ema ja tütar.
mul jäi see täpsustamata, aga ma nägin selle noorema naise pealt, et elu on teda räsinud ja ta on millegi keskel ja tal ei ole kerge. Ja ta oli täis tätoveeringuid, need paistsid välja tal kaelast ja kätelt. Ja mitte pikalt tätoveeringutest rääkides üldse, minu arust Jumala lapsel ei peaks olema tätoveeringuid, kui need enne pole olnud. Aga nendel on vahe, et mõned on sellised, kes on edevusest endale need teinud, on tahtnud kuidagi kenamad olla või kihvtimad. Aga mõned on sellised konkreetsed teemonlikud, millel on mingisugused tähendused ja mingisugused juured. Ja sellel naisel oli see viimane variant. Ja ma kuidagi läksin lihtsalt rääkima nendega juttu, proovisin kuidagi kõnet alustada. Eriti nagu ei sujunud see jutt. Aga ma ütlesin, et näe, ma olen siit samast kirikust, et kas ma võin palvetada teie eest. Ja siis on see hetk, et kas ta lubab või ei luba, kas sul on meelevald või ei ole. Sest vastu meelt sa ei saa kellegi eest palvetada. Ja nad lubasid ja ma läksin, panin silmad kinni ja palvetasin nende eest. Ja tegin silmad lahti ja vaatasin, nad mõlemad nutavad. Ja nende näo ilme oli muutunud. See oli hoopis teistmoodi. Ja see oli selline moment ka, kus ma ei plaaninud seda teha. Ma mäletan ka, et ma ei tundnud ennast hästi sellel momendil ja ma ei olnud mingis vaimustuse hetkes, et ma lähen nüüd tänavatele või lähen evangeliseerima, aga see lihtsalt tuli mu ette ja ma tegin seda. Ja miks ma seda räägin? On see, et Jumala ligiolus muutub kõik. Ja ma räägin, kuidas ma ise esimest korda kogesin Jumala ligiolu. See juhtus sellisel väga huvitaval viisil. Nagu ma rääkisin, ma sain päästetud Lootuse külas. Ja ma ei jõua hakata rääkima, mis sellele kõik eelnes. Aga lihtsalt ühe lühikese selline seiga, et kui ma olin olnud mõned kuud Lootuse külas, siis Interpol tuli mind sinna otsima. Ja ma olin küll teinud vendadega päästepalve ja mulle pakuti, et kas tahad saada päästetud. Ma ütlesin, et võib ju proovida muidugi, miks mitte. Ja ma tegin selle päästepalve ära, aga ma ei kogenud isiklikult nagu midagi või ma ei tundnud mingit muutust siis. Aga ühel päeval tuli Interpol mind sinna otsima Rootsi palvel ja seal oli paar aastat enne seda olnud olukord, siis, kus minult võeti ära Rootsi lennujaamas suur hulk varastatud asju. Ja mina ei olnud nende jaoks kõige huvitavam, seal oli veel palju eestlasi, kes oli siis kinni peetud. Mina olin siis ka mingi lüli, keda siis igaks juhuks oli ka vaja kinni võtta, sest telefoni kuulati ja nii edasi. Aga politseinikud tulid, panid laua peale pildid ilusatest läikivatest asjadest ja ütlesid, et kas need on sinu asjad. Ma ütlesin, et jah, need olid minu käes, aga ma ei öelnud, et need on minu omad. Ja nad ütlesid, et kohtunik tahab seda toimikut nüüd kinni panna ja kohus ei suutnud tõestada, et sa oled need asjad varastanud. Nii et me peame sulle need tagasi andma, muidu me ei saa toimikut kinni panna ja sul on õigus nendele asjadele. Ja minul oli kiusatus ausalt öeldes, et ma ei ütle, et ma olin, tahtsin seal kohe. Ja õnneks istus programmi direktor minu kõrval, oli toeks mulle. Ja ma isegi küsisin ta käest, et kuule, võtaks vastu need asjad, et saaks midagi head teha selle eest. Ja ma teadsin kohe paari kohti, kuhu ma saaks need viia ja kus ma nende eest raha saaks. Ja see summa oli nii suur, et selle eest oleks saanud Lootuse küll ehitada ühe maja juurde. Aga mind julgustati, öeldi, et Ragnar, sa oled otsustanud teistmoodi elada. Ma ütlesin, et tõepoolest olen. Ja ma ütlesingi nendele politseinikele, et ma olen otsustanud teistmoodi elada. Ja ma ei taha enam niimoodi elada, need ei ole minu asjad ja ma loobun nendest asjadest.
ja politseinikud hakkasid mind veenma siis, et sul on õigus nendele asjadele, kuidas võtta vastu need, et siin on paberid, et ja nii edasi. Aga siis ma jäin enda juurde, kuigi sees oli selline võitlus ja ütlesin, et ma siiski loobun, kirjutasin paberitele alla, et ma loobun ja tunnistasin üles ka, et tegelikult ma olen need varastanud. Ja siis politseinikud läksid selliste imestunud nägudega sealt ära, keitisid õlgu ja mul endal oli ka sees selline imelik tunne, et mida sa tohman tegid nüüd. Aga siis kas see sama päev või järgmine päev palvekoosolekul olles Jumala vaim tuli minu peale nii võimsalt, et ma polnud mitte kunagi midagi sellist kogenud. Ja ma mõtlesin, et ma hakkan hulluks minema, mul pisarad voolasid, samal ajal tahtsin nagu naerda, midagi läks minust raginal maha ja see oli hoopis, see on kirjeldamatu, mis ma polnud midagi sellist kunagi elus kogenud ja mulle jõudis kohale, et Jumal on päris ja et Jumal tõesti on ja et tema ligiolu, täna ma tean, et see oli tema ligiolu, see muudab kõik. See muudab kõik hoopis teises suunas ja kapitaalselt. Kuidas ta seda teeb, millal ta seda teeb? Meil on siin mõned sellised punktid, mida me oskame rääkida. Aga mina lõpuni seda ei oska rääkida. Millal ta tuleb? Ma usun, et see on nii, et ta tuleb siis nende juurde, kes teda ootavad. Ma arvan, et see on ülistus ka ja au, kus teda austatakse. Ta tuleb siis esile, kui see toimub. Ma usun ka, et palve peale, need, kes järjekindlalt palvetavad, Jumal kuuleb palveid. Ma usun, et Jumala vaim tuleb sinna, kus on janu ja nälg tema järele. Aga ta tuleb ka sinna, kus on lihtsalt murtus ja isegi kus pole enam mingit lootust. Ja öeldakse vahest, et inimene peab ise tahtma. Aga ma olen näinud, et ta tuleb ka sinna, kus inimene ei taha enam üldse mitte midagi. Ta on ammu käega löönud, ta tahab ära surra, ta tahab ära kaduda siit, ta ei huvita enam mitte midagi. Äkitselt ta tuleb ja muudab ja toob lootust, toob elujõudu, toob tervist, toob tahet edasi minna. Ma olen ise võidelnud paljude asjadega. Mul on ka olnud selle 17 aasta jooksul, mil ma olen Jumalaga käinud, erinevaid rünnakuid ja nooli, mis ma olen sisse saanud. Aga ta on meiega nende orgude ajal ka ja nende võitluste ajal ka. Ja kui sul on tervisega midagi, siis me ju kohe tahaks, et kõik oleks läbi, kõik oleks terve. Me ei taha olla selles protsessis, me ei taha olla selles valus, selles meeleheites, nendes kannatustes. Ma ei tea, võib-olla mingite ravimite otsas sa pead olema, me tahaks kohe, et see oleks läbi. Aga Jumal on sinuga ka siis, kui sa oled nende orgude põhjas seal. Ja ta on sinuga ka siis, kui sa oled seal mäe tipus. Ja kui sa oled seal mäe tipus, siis ära unusta teda ära. Ja kui sul hakkab hästi minema, siis ära unusta teda ära. Ja kui sul hakkab rahaliselt hästi minema, sa saad rikkaks, ära unusta teda ära. Seda enam külva, seda enam tee, seda enam toeta vendi õdesid, Jumala riigi tööd. Ma ka mingit pidi ei taha praegu õpetada sellist asja, et me oleksime kuidagi kogudusetud või koguduse välised sellised Jumala ligiolu otsijad, kes käivad ühest konverentsilt teise ja ühelt encounterilt teisele ja kuidas tuul viib, ma julgustan olema ustavad oma koguduses. Ja kuulekus on üks asi ka, mis
mida Jumal peab väga tähtsaks. Ja kuulekus oma pastorile, kuulekus oma juhtkonnale ja ustavus oma kogudusele. Oma koguduses otsin ligiolu. Oma koguduses proovin teha oma osa nii hästi kui võimalik. Oma koguduses toon oma ülistuse ja tänu ja oma parima osa toon kogudusse. Ma ei ole ringi lendleja, et üks tuul tuli, visioonimees tuli, rääkis, lendan sinna, teine tuul tuli, lendan tänna. Aga kuidas oma pastor hakkama saab, ma ei tea. Mina julgustan olema ustavad oma koguduses ja otsima seda ligiolu ja kohtuma temaga oma koguduses, oma õdede-vendade keskel. Meil Paldiskis ei ole suur kogudus, aga meil on seal inimesi, kes on olnud 30 aastat ustavad oma koguduses. Neil ei ole sellist asja, et sinna, tänna. Jumal mind siin päästis, Jumal mind siia kutsus, siin ma olen ja siin ma teenin. Halleluja. Teine Korintlastele 3, 17, 18. Issanda vaim ja kus on issanda vaim, seal on vabadus. Kui Jumala ligiolu tuleb, see muudab kõike. Inimesed muutuvad, haiged saavad terveks, kõvad südamed murduvad, ülbus laguneb. Kui Jumal tuleb, siis sünnib lootus. Isegi nende hulgas, kes enam midagi ei taha. Kes ei taha teha esimest sammu, kes ei otsi, kes ei oota, kes ei looda enam midagi, kes on käega löönud. Jumal tahab isegi rohkem kui meie, et inimesed kuuleksid seda rõõmusõnumit ja lootust. Ükskõik, mis olukorras sa oled. Ja ta ei ole öelnud, Piiblis ei räägita, et ainult evangelistid peavad rääkima Jeesusest, aga me kõik peame rääkima. Me kõik peame ühel või teisel viisil rääkima temast, jagama lootust. Johannese 6:44. Ükski ei või tulla minu juurde, kui isa ei tõmba. Jaakobuse 4:8. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Mis on see meie osa? Tulge Jumala ligi. Meie osa on otsida Jumalat, palvetada, januneda tema järgi, astuda usus välja. Mitte sellepärast, et meie toodame ärkamise, aga sellepärast, et me valmistame ette iseenda südame. Aga ma palvetaksin teie eest. Ja kas me saaksime praegu tõusta? Kui minu rahvas alandab ennast, palvetab, otsib minu palet, siis ma kuulen taevast. Me alandume, me palvetame, me otsime ja me palume, et meie osa saaks hästi tehtud. Jeesuse Kristuse nimel me täname sind, et meil on sinu sõna ja ligiolu. Ja millegipärast sa oled valinud meid ja sa tahad meid kasutada. Jeesuse Kristuse nimel. Ma tänan issand sind selle koguduse eest siin. Ma tänan kõigi nende imede eest, mida sa oled siin teinud. Ma tänan kõigi nende ustavate eest, kes on siin saalis. Ja ma õnnistan neid sinu võimsal nimel. Me täname, Jumal, et sa teed oma tööd laste seas, et sa tõstad lapsi, et sa tõstad noori täna. Me nägime seda eelnevatel päevadel. Me täname, et sa tervendad lootusetustest olukordadest. Sa teed seda nii, nagu sa teed ja sa teed seda siis, kui sa teed. Aga me näeme, et sinu süda on hea ja sinu plaan on hea ja me usaldame sind, Jumal.
me palume, et meie osa saaks hästi tehtud. Jeesuse Kristuse nimel. Ma palun siinsete töötegijate eest, pastor Ivo eest, pastor Jurgise eest, pastor Anneli eest, kõikide abiliste eest, issand. Sa näed selle koguduse võitlusi, sa näed selle koguduse vajadusi, issand. Las need saada kaetud, issand, Jeesuse Kristuse nimel. Ja las sinu taeva tuli täita seda paika siin. Las sinu taeva tuli puudutada igat südant täna. Las sinu taeva vägi tõsta üles sinu kogudust. Tule, issand, püha vaime, õnnista oma rahvast. Sa oled kõikjal viibiv, aga ma palun, et see oleks inimesele tuntavalt praegu sinu ligiolu siin, mis täidaks seda ruumi. Et me oleksime varustatud, et me oleksime üles tõstetud, et me oleksime kinnitatud, kui me läheme siit välja ja elame oma igapäevast praktilist elu. Kohtume naabritega, kohtume kolleegidega, kohtume koolikaaslastega, kohtume tänavatel võõraste inimestega. Jeesuse nimel. Sina annad meile õiged sõnad suhu, siis kui me avame oma suu. Ja kui me astume sammu, siis sa tuled vastu. Jeesuse nimel. Sinu ligiolu muudab kõike. Me täname, Jumal, sind püha vaimu eest. Me täname, Jumal, sind sinu armu eest, sinu heade plaanide eest, sinu armastuse eest. Me täname, et me tunneme kõikvõimast Jumalat, üks ja ainuke. Ülistatud olgu sinu nime. Ma eriliselt tahan praegu paluda pastor Ivo eest ja tema abikaasa Liisi eest ja nende laste eest. Jeesuse nimel ma tahan eriliselt paluda sinu verekaitset nende üle ja ma tahan paluda, et kõik, mida nad vajavad eluks ja Jumala kartuseks ja teenimiseks, oleks neil olemas. Jumal, me palume, et see kogudus võiks laieneda. Me palume, et oleks kasvu igas mõttes, vaimulikus, finantsilises, arvulises mõttes. Jeesuse nimel laste töö last laieneda, noorte töö last laieneda. Jeesuse Kristuse nimel. Hoolekanne vanurite eest last laieneda. Vanglatöö last laieneda, missionitöö last laieneda, õigetel alustel. Jeesuse Kristuse nimel. Las olla sõnakuulelikkus ja austus siin selles koguduses. Kiidetud olgu Jumal sinu nimi. Me täname sind, et sa oled korra Jumal ja et sul on hea meel sellest kogudusest. Amen. Suur tänu, et kuulasite. Jumal väga õnnistagu teid.